Tere! Tere! Saal sõpru tuttavaid täis. Milline tore päev tulemas. Ma olin alati unistanud olla sellises eelsoojendusruumis, green roomis, nagu dirigent. Päris huvitav. Ja, no, Raider oli pikk. Tere tulemast Elleri muusikakooli. Kahtlemata kõige ilusama taustapildiga saali. Võib-olla mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Ja jumal tänatud, et täna ei paista päikest. Muidu ei vaatagi te siia, ei keskendu esinejatele. Naudite seda, mis toimub akna taga. Nii et hea on, et vihma sajab. Tere tulemast esimesele Euroopa kultuuriteede seminarile. Ja minul on siin veel väga hea meel olla sellepärast, et minu kokkupuude Euroopa kultuuriteedega algas tegelikult enam kui 8 aastat tagasi, kui ma Euroopa Nõukoguga hakkasin koostööd tegema. Ka Tartul on oma väike kokkupuude, sest et kogu Euroopa Nõukogu kultuuriteede programmi visuaalne pool, kõik materjalid, kõik logod, kõik toetavad materjalid on valminud siin Loomemajanduskeskuses tegutseva disainibüroo poolt. Nii et on ka meie väike jälg siin olemas. Euroopa kultuuriteed said alguse juba päris kaua aega tagasi, järgmine aasta tähistame 40 aastat programmi sõlmimisest ja esimesest kultuuriteest. Ja Eesti osalust oodati aastaid. Küsiti Kultuuriministeeriumilt, küsiti meilt, millal Eesti siis lõpuks liitub. Me olime üks viimaseid, kes ei olnud seda otsust veel teinud, aga aprillis 2024 see otsus ka langetati ja nüüdseks siis 2 aastat oleme me kultuuriteede võrgustiku liige. Ja täna on väga oluline tähis sellel teel, kus me oleme kutsunud inimesed kohale, kes on olnud otse juba ametlike teedega seotud või olnud seotud juba uute teede ettevalmistamisega. Nii et täna päris huvitav teekond meil ees on. Saame tuttavaks nendega, kes selles võrgustikus juba toimetavad ja vaatame ka natukene ette, et mis on see potentsiaal, kuhu Eesti kultuur ja kultuuripärand Euroopa kultuuriteede võrgustiku mõttes võiks edasi liikuda. Aga et tänast päeva alustada, annaksin ma kõigepealt sõna Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantslerile Eili Lepikule. Palun. Tere hommikust, austatud linnapea, austatud kultuuriteede huvilised. Mul on väga suur rõõm siin Tartus täna olla ja kultuuriteede teemalisel üritusel. Tunnistan ausalt, minul ei ole sellist pikka kogemust kultuuriteede teemaga nagu Ragnaril, palju lühem kogemus. Aga sellegi poolest, kui ma hakkasin seda kultuuriteede teemat uurima ja sisse vaatama sinna, siis ma sain aru, et see on üks päris huvitav teema ja üks päris huvitav asi. Ja miks ta üldse huvitav on see, et võib-olla see kultuuritee pealkiri jätab sellise mulje, et ta on mingisugune rada kuskil ja ühendab mingeid punkte, aga ta ühendab palju rohkemat kui lihtsalt neid kohti ja neid punkte. Sain aru sellest, et ta ühendab inimesi, ta ühendab riike, ta ühendab kogukondi, ta ühendab põlvkondi ja ta ühendab ka valdkondi, näiteks turism ja kultuuriväärtused. Ja mina arvan, et selline, kui me vaatame, mis praegu maailmas on toimumas, siis selline valdkondade ülene ja eri piirkondade ülene inimeste vaheline sidusus on järjest olulisem. Ja kui me vaatame ka näiteks Eestis, mis on need tähtsad teemad, mille peale inimesed mõtlevad ja mille üle nad muret tunnevad, on majandus, julgeolek. Ja ma julgen väita, et kultuuriteed panustavad nendesse mõlemasse. Tuues huvi Eesti erinevate piirkondade vastu, kasvatades sellist kestlikku turismi Eestis, tuues siia külalisi, toome sisse ka raha, mis on nagu väga hea majandusliku kasuga. Tuues siia huvilisi, tutvustades Eestit, tehes Eestit suuremaks läbi selle, tuues Eesti sõpru maailma ja Euroopasse juurde, kasvatame julgeolekut.
Ja kuna need kultuuriteed läbivad tervet Euroopat, siis nad tugevdavad Euroopa sidusust üleüldse. Ja kui me vaatame maailma pilti, siis see Euroopa sidusus järjest olulisemaks muutub nii majanduse, julgeoleku, aga ka kultuuriväärtuste kontekstis. Ehk et kultuuriteed on selline väga äge algatus ja mul on hea meel, et Eesti sellega on liitunud ja mul on hea meel, et Eestis on juba nii palju tegijaid ja neid erinevaid kultuuriteid tekkinud, millega oleme liitunud. Olgu need siis tuletornid või vanad kalmistud või veel midagi muud, viikingid. Ja nad aitavad inimeste tähelepanu tõmmata kultuuriväärtuste teemale, mis ei ole võib-olla selline iseenesest mõistetav teema, kui me räägime sellisest suurest pildist. Ehk et mul on hea meel, et täna see üritus toimub. Me saame selle kultuuriteede algatuse ja kontseptsiooni kohta kindlasti rohkem teada. Ja mida ma ka väga loodan ja mida tavaliselt sellised kokkutulemised ja koosmõtlemised ka teevad, on see, et tekib uusi ideid, uusi koostöökohti tulevikuks, et see kultuuriteede kontseptsioon saaks veel rohkem jalad alla ka siin Eestis. Head seminari ja head päeva teile. Aitäh! Aastal 2023 septembris käivitasid Kultuuriministeerium koos EAS-i, siis tollase EAS-i, Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutusega ka UNESCO pärandipaikade võrgustikku. Meil on hea meel, et ka päris palju inimesi sellest võrgustikust on täna siin. Seosed Euroopa kultuuriteede ja UNESCO pärandipaikadega on väga ilmsed. Kui võtta ainult üks näide, siis raudse eesriide temaatilises kultuuritees läbitakse 14 UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat objekti, näiteks. Ja see ei ole ainus selline näide. Ja UNESCOst rääkides väga oluline osa UNESCOst on ka loovlinnade võrgustik, nii et tere tulemast mitte ainult imelisse Elleri saali, aga ka UNESCO kirjanduslinna. Ja ma ei öelnud seda meie järgmisele tervitajale Urmas Klaasile enne, ma hoidsin seda tänasele lavale. Ma olin 2 nädalat tagasi Brüsselis, kus kohtusid Euroopa Komisjoni kõrgete ametnikega, loomeinimesed üle Euroopa ja lava pealt ühes kõnes toodi Urmas Klaasi nimi koos Tartuga esile kui suurepärast näidet omavalitsusjuhist, Euroopa kultuuripealinna elluviijast, kus ei mattunud kultuuripeali mitte poliitilistesse võitlustesse, vaid suudeti päriselt teha suurepärane tulemus. Nii et ma ei tea, võta või jäta, kompliment seegi. Urmas Klaas, palun. Tere hommikust, head kaasteelised. Mul on väga hea meel teid kõiki teretada ja näha Tartus, siin Elleri koolis. Ja vastus sinu küsimusele on üsna lihtne: usalda oma inimesi. Seal, kus ei ole usaldatud kultuurikorraldajaid ja kultuuritegelasi, on tulemuseks näiteks see, et kui linnapea on sekkunud kultuuripealinna meenete valimisse, siis kultuuripealinnast on möödas juba 5-6 aastat, aga kõik selle linna laod on neid meeneid täis. Keegi ei taha neid. Ja siis inimesed lähevad sinna külla, kingitakse jälle iidamast aadamast aasta arvuga sulle neid meeneid, millega pole sul midagi teha muud, kui otsid seda kõige viisakamat kohta. Reeglina on see siis suur lennujaam, kus sa oled suhteliselt anonüümne ja poetad selle vaikselt kuhugilegi ära. Ehk usaldus on ikkagi minu arvates kõige alus. Ühiselt seame eesmärgid ja usalda häid inimesi nende eesmärkide poole liikumisest, toeta neid, aga ära siis sega. Aga jälgi ikka hoolega, mis toimub. Jah, Tartu oli, on ja jääb Euroopa kultuuripealinnaks
ka ilma tiitli aastata. Ning Tartu veab praegu üheskoos ligi 10 endise, praeguse ja tulevase Euroopa kultuuripealinnaga eest ühte üle-euroopalist projekti ICOC EHO. See on siis lühend Euroopa kultuuripealinnad, et nad vastu kajaksid. Et see kultuuripealinn ei jääks oma tiitli aastaga ühekordseks sähvatuseks, kus väga palju toimub. Kindlasti Tartus ja Lõuna-Eestis 1,4 miljonit külastust erinevatel kultuuriüritustel, erinevates kultuurimajades, muuseumites ja nii edasi, vaid et see süsteemselt kestaks edasi, töötaks edasi, et see koostöö harjumus, et need koostöövõrgustikud, et need töötaksid edasi ja et see saaks ka Euroopa Komisjoni poolt süsteemselt toetatud. Ning selle raames on juba ka õige mitmeid projekte, mida me eest veame, milles osaleme, et see kõik saaks tõepoolest reaalsuseks. Ning eriliselt hea meel on mul projekti üle Extended noored. Need on siis tänaseks juba üle 100 noore kultuurikorraldaja, keda 1 aasta vältel koolitatakse, toetatakse, julgustatakse, võimestatakse selleks, et nad tahaksid ka tulevikus olla kultuurikorraldajad. Meil on neid väga vaja. Ja see kultuurikorraldajate programm on siis meil tänaseks muutunud rahvusvaheliseks, seda me teeme juba koos Lätiga. Nii et mitte ainult siis Tartu ja Lõuna-Eesti, vaid ka Läti on ja Läti noored kultuurikorraldajad on sellesse programmi kaasatud. Iga aasta 25 noort on selles lennus, nii et tänaseks on 100 juba sealt välja kasvanud ja tegutsevad. Lisaks sellele kindlasti me jätkame kultuurikompassi korraldamist, mis on ennast samuti õigustanud ja oodatud, kus siis erinevatel teemadel kultuurikorraldajad me toome kokku ja arutame ja üksteist toetame, eesmärgistame teatud teemasid, olgu see keskkonnasäästlik kultuurikorralduse teema või mõni muu, mida siis ühiselt läbi arutame ja ellu viime. Mul on hea meel selle üle, et Euroopa kultuuriteede programmis tõepoolest on nii tuletornid või siis meie laulupärand on sinna kandideerimas kui mitmeid teisi. Kindlasti lisaksin sinna lisaks kirjanduslinnale kindlasti Sibulatee, kindlasti UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjas oleva Seto-Leelo, Eesti Rahva Muuseum suveräänse liidrina kindlasti selles nimekirjas ühemõtteliselt. Ja Eestil kindlasti on, mida sinna veelgi juurde lisada. Ma tsiteerin meile täna Lennart Meri, kes on öelnud, et Euroopa ei ole õllefestival. Euroopa on Ateen, Rooma ja Jeruusalemma kiirgus, mille väärtusi tuleb kaitsta. Ja võt nende samade väärtuste ja kiirguste ja kiirte ehk teede hulka ma lisangi kõik need eelpool mainitud tugipunktid, piltlikult öeldes need hobupostijaamad, mida nende Euroopa kultuuriteedel siis külastada, kus peatuda, kus olla, järele mõelda ja jõudu ammutada ja Euroopat ühtsemaks, tugevamaks kujundada ja hoida. Tänan kõiki, kes on selle konverentsi või seminari õieti ellu kutsunud, seda eest veavad ja soovin meile väga head koostööd edaspidiseks ja ärme unusta, et me oleme tõsiselt oma tegevustega ja oma väärtustega täpselt seal rivis, nagu president Meri ütles, rääkides Roomast, Ateenast, Roomast, Jeruusalemmast. Aitäh teile!
Aitäh linnapeale ja linnapea tegi juba sissejuhatusega meie kolmandale tervitajale. Kui Aivar Mäe kruvis Sildi rahvusteater Vanemuise otsa, siis ma mõtlesin, et ma teen enne siia täna tulekut korraks tiiruga Rahva Muuseumi juurde, vaatan, et kas näed Laurat seal Rahvusmuuseumi silti kruvimas või mitte, peatselt siis avalik-õigusliku muuseumina ja kindlasti lahutamatu osa Eesti kultuuripärandist ja ka kultuuriteede loost. Laura, palun. Tere, head kultuuriteelised! Tõesti, tere Eesti Rahva Muuseumist ja suur tänu, et kutsusite mind tervitama. See on mulle suur au ja kogu Eesti Rahva Muuseumile. Ja Rahvusmuuseumi nimel tõesti töötame mitte sildiga, vaid siis sisuliselt oma tegevust mõtestades. Aga tervitan siis ja teen sellise väikese ekskursi võib-olla mineviku muuseumile kohaselt, et tõesti toon tervitusi Jakob Hurdalt, Oskar Kallaselt, aga ka Kilumarilt Jõelähtmest, Liis Alaselt ja Reet Sutilt Kihnust ja Maria Helimetsalt Mulgimaalt. Et need siis selle meie laulupärandi tee uudise valguses on tervitajad minevikust, kes selle kõigele on kaasa aidanud. Ühed tugevad innovaatorid, Jakob Hurt ja Oskar Kallas ja tegelikult siis teised arhailise traditsiooni kandjad. Laulu emad, tänu kellele meil on see pärand säilinud ja kes seda võimsalt on edasi kandnud. Jakob Hurt on meenutanud. Minu nooruses ei haaranud ega elektriseerinud mind ükski teos nii kui Kalevipoja esimesed laulud. Ja see elekter, mis Hurdases oli, kui ta Põlvas oma kodus Kalevipoja lugusid luges, pani teda siis koguma meie pärandit nii, et meil on nüüd võtta need vaimustavad rahvaluule kogud, mis on kirjandusmuuseumis. Ja kui Hurt suri, algatati tema mälestuseks Eesti Rahva Muuseumis vanavara kogumine, mida vedas Eestis Oskar Kallas. Ja tänu temale on meil need vaimustavad mustri- ja mälupangad, ja mis loodi siis tegelikult rahva poolt ja rahva heaks. Neis on väga palju seda ühise tegutsemise rõõmu ja tahet, mida on ka täna siin saalis. Ja Hurt ja Kallas tegelikult nad ei kogunud minevikku, nad kogusid tulevikku selleks, et meil oleks Eesti, mille nimel unistada ja elada ja see kõik õmmeldi kokku siis juba tõesti 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses, kui Eesti riik oli ainult unistus. See andis tugeva aluse selleks, kus me täna oleme. Ja mul on hea meel, et Erme kirjandusmuuseum on praegu need paigad, kus siis tõesti ka see elav ja õitsev kultuur seda inspiratsiooni ammutab, et vaatasin just, et punkbänd Kurjam on laulnud ilusasti Kalevipojast ja samamoodi Nublu, et need on sellised uued tõlgendused tegelikult, mis teevad ainult rõõmu ja me oleme alati olemas nende tõlgenduste loomiseks. Ja loomulikult meie laulupärand, me teame ise, kui on pikk jaanipäeva lõkkeõhtu, siis küll seal üks lauluviis üles võetakse ja laulupärandi matkateel see laul ka huulile tuleb. Ja sünnipäeva lauast ilmselt ka ei ole mõtet rääkida. See on elav pärand, mis tegelikult praegu meie seas on. Ja mul on hea meel, et muuseumis me tegelikult loome neid isiklikke kultuuriteesid ja kultuurikaarte igapäevaselt, et iga külastaja loob neid sadu ja tuhandeid üle Eesti, kui ta muuseumis käib. Ta võtab ja ammutab selle teadmise, mida mis muuseumis ta kogeb ja tajub ja paneb selle isikliku sellise kultuuriatlase osaks. Et mul on hea meel, et täna siis on võimalik seda kultuuriatlast veel täiendada ja seda kultuuriteede võrgustikku meie selle ühisele kultuurikaardile südamesse ja südamesse eelkõige kanda. Ja mina soovin teile enda poolt väga häid mõtteid tänaseks aruteluks ja hästi palju ja kõva häält, et me võiksime ka tulevikus öelda, see on meie hääl ja see kõlab kaugele. Aitäh teile! Suur tänu meie tervitajatele tõesti nende julgustavate ja heade sõnade eest.